Me saame iseennast ja teisi megalt väestada või siis alla tõmmata läbi erinevate lausete. Ehk siis, kui me ütleme näiteks kellelegi, et sa ei ole üldse väärtuslik, sa ei oska üldse mitte midagi, siis see sõnum, see lause on tegelikult justkui energeetilise koodiga, ehk siis mis kas teist inimest siis tõmbab ülesse või siis tõmbab alla. Või siis, kui me ütleme vastupidi kellelegi, et sa oled täiega väärtuslik. Sa oled täiega äge, sa teed ägedat asja. Just kui innustame, inspireerime, siis need laused on samuti energeetilise koodiga ja need tõstavad teist inimest ülesse. Ja eile tuli ühes jutuajamises ilmsiks ka Eesti erinevad vanasõnad, mis on tegelikult samuti energeetilisi koodi täis. Ehk siis, kui me kuuleme lapsepõlves väga tihti seda, et tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka õnn ja armastus või et kes kannatab, see kaua elab. Kui me kuuleme väikse lapsena selliseid vanasõnu ja neid korrutatakse erinevates raamatutes, eesti keeletunnis, siis me alateadlikult kopeerime selle info enda sisse ja hakkame nende mõisteta järel justkui suurena toimetama. Ja me arvamegi, et elu peab tulema raskelt ja kõik peab tulema punnitades, et muidu me ei ole üldse eluväärilised, kui me ei punnita ja me ei näe ränka vaeva. Ja need samad vanasõnad või isegi need laused, mida me kellelegi ütleme, need hakkavad mõjutama meie alateadvust nii suurel määral, et sellest, kas sõltub meie elu positiivses võtmes või negatiivses võtmes. Ja nii kummaline, kuidas me vahepeal ei saagi aru, kuidas mingi asi meid mõjutab. Sest me nii automaatselt võtame mingisuguseid lauseid oma tõe pähe. Näiteks kui lapsed kuulevad väga tihti vanemate käest enda suunas lauseid, et sa üldse ei oska mitte midagi, las ma näitan sulle, las ma teen ise sinu eest ära. Või et kuidas sa seda ei oska, kuidas sa sellest aru ei saa, see on ju nii lihtne. Siis mida need programmeerivad? On see, et laps arvabki, et ta on väärtusetu, ta ei oska mitte midagi. Et ta ei oska isegi lihtsaid asju. Ja ta kasvab suureks. Ja tal on endiselt alateadvuses selline programm, et ta on justkui mõttetu. Teised teavad paremini. Ja need on nii ohtlikud laused, mida me välja anname ilma mõtlemata üldse, mida see tegelikult loob nii teistele kui meile endale.